keskel aegadel, kõrgaegadel, unustatud aegadel, kõik, kuidas me võime mõelda, millal see muusika tekkis. Kas ennem tekkis laulumuusika või tekkis ennem pillimuusika, mis tähendab? Teeme näiteks ära, mingi vana inimene tõstab käe püsti. Nii, näe, 12 ja kes arvavad, et laul enne ka umbes samane välja, nii et kui teil oleks hinne peale vastamine, siis kõik, kes käe tõstsid, saaksid viia, kes kätt ei tõstnud, et jääksid lihtsalt ära iga. Miks see siis nii on, et kõigil on õigus, ükskõik mismoodi sa hakkab. No ja kuna siin on nii palju väikeseid sõpraiske minu ees, siis ma arvan, et ma rajan oma juttu sellele väiksematele sõpradele, siis neil teadus noormed, et saavad jutust nagu ja kuidas see muusika võiks siis ikkagi tekkida? No kujutab ette, et vanal ajal läks vanaisa, väike selline lapselaps oli ka kindlasti kaasas, laulmised kuskil, mingid nahad seljas, kui hoopas välja. Järsku kuulsid mingisugust hirmsat teha. Mida tead siis võisid? Võib-olla vanas oli vastu rindad ja läbi trammima. Jalaga hakkas nad hästi suureks ja tugevaks ja võimsaks teha, et nüüd kardetakse. Nii nagu looma ja suurde käinud, siis sarved, et loomad näitavad, vaat mul on suuremat kardet, kui sinul on veel linnuga ja saba sulekid kohale kohadalast hästi suureks teha. Nii muusikauurijad arvavad, et inimesed ka õige vanal ajal tekitasid helisid, et ennast võimsamana kaista ja võib-olla võttis mingid kivid see vanaisa kätte, need, kes siis tulid esimesed rütmi ja lärmipillid ja see lõikes tükk maad hiljem, hästi lihtsalt täna, siis oleks pilli nagu kolmesort. Ühed pillid on need, mis me kõigil teiega räägitakse kaasas. No mis need siis on? Saab käsi klapsutada, eks ole, lipsu teha, jõsepilli mängida, jalgadega klapsutada, vilistada, laulda, teha hääli ja hätestada muusika koos. Teine osa pilli sõbrad, niisugused, mis ma olen kogenud siia. Teie poolt vaadates vaatuse nurku, mis võivad olla mingid tööd, riistad või mingisugused kellukesed või minu pärast kirves või mingisugune ahjuks peas, millega saab kolistada ja häälistada. Ja niisuguseid karmesereid, mis teevad meie kampasunudes, mis teevad selliseid vahvaid hääli, kasutatakse terves maailmas ka teinekord. Kui võetakse päris pillid kaasa, hakatakse peol mängima, siis võetakse sellised volisevad märguasjad või karmesered, pulbid või vajapanev ka kaasa, nendega saab ka muusikat teha. Ja kui meil aega jääb täna, kõik vahvusulle tööstada, siis võib-olla näeme pärast sellised ajaorkestri koos vaatama, kuidas meil see asi välja tuleb. Ja kolmas osa pille siis on sellised pillid, mis on välja nuputatud ainult selleks, et nendega liinilugusid mängida või tantsu saata või laulu saataks mängida ja mukstada kui kõlbas. Ja neid nuputatakse välja, nad sünnivad, kasvavad, üldse pillid on nagu inimesed, nendel on oma elulugu, oma hääl, mõnel kõrgem, mõnel madala, mõnel selge, mõnel kähiseb. Nad rändavad mööda maailma nagu inimesed ja nendel on sugulased terve maailm täis, ka nendel pillidel. Nii et see oleks põnev pillimaailm ja nad on nii kaua meiega koos elanud, nagu meie kõik on nendel oma ajal tuleb. Nii et nemad on siis valmistatud ainult selleks, et nendega muusikat teha, kuigi pille või vaadata mitme küljed, et suhte naine nagu räägib vanasti hästi vana maailmas tulevad kõik vahvad kiiblid peast äikima kiiblid tulevad üles, suure kõhuga tulevad üle tuli, küsis, oli kuskil natuke muusikast uurid, mingi kasvus. Ühe käest küsis, kuule mees, mis sina tead, mis ma pean viiulile kontoris? Tulevad lõid kohe ka, et tead küll, et kontoris tuleb 3 korda kauem kui viiul. Niimoodi siis vaatas tulepeale selle pilli asja ka meie võitlid. Hakkame nüüd kohe vaatama, mismoodi need kõige vanemad pillid maailma võisid tekkida ja mismoodi nad meie pillidega sugulised on. No hiljuti meil oli vist päev. Sellised suured kurrid tekkis suurte loomapikkadest ja valmid, et siis puu otsa, kus lahvad kõikusid hästi ja siis mehed ronisid puu otsast alla ja need puu lahvad hakkasid kõikuma nii nagu minu käed siin praegu, kes helikostas kaugele. Ja mõeldud oli ta mitte mängimiseks, vaid nii nagu meil ka vanal ajal sellised pillid olid inimese soovide võimendaks. Vanaisa tahtud enam suure ja tugevana näidata, või tahtus oma soove näidata hästi suureks. Ja kui ta palus jumalaid meid loodusjõude, siis ta võttis teinekord sellised asjad kaasa, kes teeksid loodushäält, et see nende palveid suurendaks. Samasugune pill, need on terved pillide perekond on muripuud. Neid võtaks Austraalias ja Eestimaal ja teevad sellist tuulehäält ja õige vanal ajal siis oma palvete juures
kasutati selliseid pille, mille kohta tänapäeval öeldakse, et nad oma muusikalise mõtte ammu ära kaotanud. Nad on nii vanad, on nii vissalee läbi käinud. Nii, et keegi päriselt neid enam pillidena ei võtta. No aga kuidas võisid tekkida siis sellised pillid, mis ainult mitte rütmi ja lärmi ei tee, vaid millega saab mängida juba erineva kõrgusega eelis. Vaatame, kuidas see asjades juhtub. Mul kadub üks väga tähtis asja ära, võtame selle. Mul kujutame ette, et vanaisa oli palju aega hiljem, võib-olla selle vanaisa lapse laps läks justkui oma lapsega, aga ei läinud enam metsa, vaid läksid kuskile järve äärde või jõe äärde ja kuulevad vahekas, et keegi nagu nutab seal. Võib-olla see laps on kuu otsa või kuskil palju otsa vaatas, mitte kindlasti ei ole, mitte kedagi ei ole keegi lubanud. Koju mõtlesin, mis asi see on. Läks tagasi, tulid järgmine keegi nagu õigaks või kiidaks neid või laidaks neid, iga kord see mood. Ja siis ta mõtlesin, et no see ei saa mitte midagi muud olla või. See on meie esisade või vanemate hääl, nemad räägivad meie ringekeeles, helikeeles, vilistavad, teinekord viidleb, neid ütleb, et igasugused laiskasutused veatakse seal või siis jälle kiidavad. Ja selline usk kuus, et see vilin, see on esisade hääl, see on ka kaugelt, indiaanast, näiteks täna päevad selline uskus ja nemad arvavad, et seda hääl tuleb esivanemad, aga meili kohal muidugi laps kunagi oli tähele see hääl, et joopist visas kõrkes või oli see mingi putketükk kuskil ja kui tuul sinna sisse puus, siis tuligi sealt selline tore üle välja, et oli lood selle kõrgekätti astuda putketükki või oli seda teinud tuul ise kogunisti. Igastas tuli siin hääl ja ükskord inimesed pani tähele väiksemalt kõrgetükki, kui tuul enda sisse puus. Teevad, mis ta arvab, kas kõrgemat häält või madalat häält või suuremat? Kõrgemat nii, et niisugune rosika reeglil on väikesed puhkpillid teevad kõrgemat häält ja suuremat madalat. Kuigi siin on ka salanikke, millest ma räägin pärast. Mõned pillid saavad hoopis teha igasugust häält, kuigi nad on ühe tikkused. Ja mõneti selline pilli kunagi välja, mille eestlased panid nimeks reasvile. Võtsid need samad putketükid või kõrrepükid. Panin sealt ritta ja kuna nad tegid vilet, siis nad olid reasvile ja üle maailma hästi vanu pilli nimetatakse selle järgi, mida nende välimus inimesele meenutab või nende kõla. Nii saadi niisugune tore pill, mille muuses on maailmas palju sugulasi ja kõige tuntud sugulasi sellel reasvile on paaniflööt. Nii et kui teil on muusikatund ja muusikaõpetajast, kes Indial, siis kunagi ta saab paaniflöödi muusikat natuke lasta, siis tuletab teie oludes ka pilli meelde, et teil on omavahel sugused. Teevad pillid siis sarnast häält. Ja niisugused toredad pillised omal poisid meistada ainult hästi arstidelt hoiatud üle maa, et kõik putked on natuke mürgised. See valge limane korpus sees on, see meil panna teid õhuvalgud, kui hea auto, sellepärast tuleb need putked enam ära kuivata paar päeva korrus ja siis saate sellise uhke pilli endale ise valmistada üks siis pika pilli, millel rohkem pilesid või siis sellise torega väikesed. No aga kui juba teil putkest juttu, siis sellest samast väikesest putketükist saab tegelikult valmistada 4 erinevat pilli, erineva kõla, värviga, erineva heliulatusega, erineva tugevusega. Ja minul oli üks selline pilli kaasus, mida kutsutakse, mida tehakse ka putketükis paljudes maailma maades. Ja seda meil kutsutakse putki viles ja kõik löödiks. Minul kikkis üks Rootsi omud, umbes samasugune olnud mina, aga meil omavakoolides lastele pillidest rääkimas. Ja ütles, et võtta see vaatas kaasa ja puhul seda igal võimalikul juhul Eesti koolides ka, et siis lapsed näevad, kuidas ühe samasugused pillid on praegu maailmas ka vanavast aegast teada. No aga see ongi nüüd selline nipiga pill, et kui puhul tugev tuleb kõrgem hääl, kui vaikselt tuleb madalam hääl. Ja vaatame, kas kõige madalatus vaevalt pillimängu puhul sisse, kas see ka selle taha näiteks kuulda. Oli kuulda?
luutükkidest üle maailma. Aga näiteks sellest putkest saab ka sellist vahvat lingulit teha pilli, millel tegelikult on mitu nime, nagu head lastel on palju nimesid, olete kuulnud sellest ütlemist. Nii et kui see pill on tehtud kõrveks, siis ta on kõrvepill, on ta roog tehtud, on ta roogpill, aga kui ta on tehtud suure lindu sulest, mida ka tehtud vanasti, siis ta võiks olla suletud. Ja selline väike pill, seda mängitakse ka igal pool maailma kaardi peal ainult näkku panema, kõik ütlevad, et need on nende rahvapillid. Igal pool, kus inimesed vilja kasvatavad, kuskil mingid kõrved kasvavad või üle maailma, tuntakse selliseid toredaid pilte ka. Teda on vahe selline, et ta on ärjasarv ja kui ta on sokku
kogustatud on sokusarv ja täpselt nagu liikudes metsasarv ja isegi luigesarv, pärast ma räägin miks. No aga nüüd vaatame seda suurt pilli, mis pidi siis koledat rääkima, nii et tema pidi olema nagu vanasti turvamehi ei olnud, pidi olema nagu karjale, kus oli püss, eks ole, püss ega ta olnud, et ehmatana see seem on kõik kurjad loomad, aga võib-olla ka kurjad vaimud. Nii et kujutage ette, kui oleks vanal ajal, kus ei ole elektrit, ei ole majasid kõigil, rääkimata, et seal aknad oleks või tuli oleks soovis kuskil ja järski tuleb kuskil, mis on hirmus hääl. Paneks seda koos. Mina jõustas küll ära, kus asjad ei jõuda. Kindlasti kõik loomad palju minema. No aga ma tegin kunagi sellise, näete seda, et sellise väikese pilli siis sain aru, kes seda teisega oma lõideliks võtsin. Nii et jahimehed, kes tänapäeval elavad, võib-olla jahihaldusküsimused nendel on mõned terved asjad neis sellised pilli, kui nad sügiseti liinde lõbutama, siis nad võtavad välja ja peibutad ja meelitad sellega liinde läheb. No tulemas selline äär, või sarra pilliga saab hoopis teistsugust äär teha, lindu äär, lõide äär. Niimoodi öeldakse, et ainult pildid ka teistsugused pildid on oma muusikalise mõttevinkal ära kaotada, vaid et need kasutatakse kuidagi mingisuguse teise määral. No aga võtame nüüd siis suure sarve. Sarvel on ka igasugused toredad vendised, on püssisarv ja püssirugusarv ja jookisarv ja kõik mis sarved võivad olla. Aga nüüd niisugune sarv, millel on juba augud, sest sellega saab päris lugusid mängida ja ühel vanal ajal ilmselt kuskil lõunamaaga vaadata mitte meie maad, sest see pill on väga vana. Arvatakse, et meil on 5000 aastat mängitud seda pilli, aga mujal maailmas ei ole kauem. Teadsid vanaisad seda nagu meie teiega täna olen õppinud, et suur pill teeb madalat häält ja väike teeb kõrgemalt ja näete, millised tihti need mõtsid välja. Nad paika tähele, et suur sarv kuus ja suur sarv madalat väikene sarv. Tegi kõrgemalt häält, mõtsid sellist tihti välja, tegid see sarve, see saab. Ja nüüd kui pillid seda näeb, kui see augud peas, siis sarv on nii pilt, päästab selle taga ja teeb madalat häält. Võtab pillimehed ja osad näpud ära, ta kokku ühes välja tolli. Esimesel võimalusel ta välja pressida pillu oleks nagu nii väikesest, siis tõmbab välja ja teeb kõrgemat häält. Ja niimoodi ka tugevalt puhudes, kuidas saab kõrgemat häält ja madalat puhudes madalat häält, saab sellise toreda pilliga mängida tantsulugusid ja karjapoissid üle valima kiitsid seda sarvepildust. Küll on hea pill, et tema ei karta päikest, ei karta kukkust, ei karta vett, ei karta külme, ei karta sooja, mitte midagi karta. Ja peale kostada hästi kaugele saab ka käies mängida. Kuuleb siis, kuidas üks vana karjapoiste laul kõlab sellisel ürgmamal pilli, nagu sarvepill. Mitte sellepärast, et selle lugusid mängib, vaid oli nagu vanal ajal, mis asjad elavad. Telefoni moodi, nii et selle kaitse signaal edasi. Üks signaal, mis tähendab hoopis midagi muutub. Ja nii võis palju erinevaid salamõnesid isegi välja mõelda. Ja anda signaali. No oli ka selliseid kasutada, need olid ainult Kirde-Eestis, seal Kohtla-Järve ja Narva, kus olid augud, ainult seal Eestimaa tunti selliseid sarvepilli moodi need sarved. Tooge, et ei natuke lõpusam oleks, siis teeme vahepeal näitena, et kujutan nüüd enne, et mina olen karjapoiss, mul on veel suur vastu kaasas. Vanemad andsid kaasa, ütlesid, vaata, Margus,
meie neid telefone, et meil on parem heli. Olete kuulnud sellest juba? Meile võimalik koskele meil, aga meil on parem heli. No vanasti tehti ka siis suurema heliga kasuned, need pidid olema pikemad ja kui näiteks Alpi mägedes on sellised kasunad, mis on siit seinas, vaat nii pikalt läks. Sest seal on lambad hästi kaugel, kus vaevalt näha mägede ja see heli peab väga kaugel kostma. No meie karjapoisid ei osanud niisugust pilli teha, mis minu käest, seda tegid juba need isad või olud või mõned vanemad sõbrad kuskil küla. Sest selle pilli tegemine võttis aega palju aega ja see pilli tehti nagu kahest pillist. Nähtu üks väike pill. Kuna ta nuute vastas, hakkab nende nuulikuks kõltsuma. Andis selle suure pilli otsa. Nüüd sai sellega palju nuutema kogusid mängida kui selle pilli. No selle pilli võib-olla see kontrolli mängida. Selle pilliga oi kui palju. Teeme nüüd sellise muusikalise mõistatuse. Et mina olen selle pilli peale erineva kõrgusega, erineva kõrgemaid ja madalamaid ja teie loote mulle ära, mingu erineva kõrgust teil sellest pillist on võimalik välja koguda. Olete nõus? No, hakkame hästi vähemast. Aga pilliuurijad teavad, et Eestimaal tehti ka selliseid pille enne kuldse rauas midagi teha ei osatagi. Tehti selliseid kuuskarbupille, kadaka ja kuusekuust, mis on hästi tugevad. No nüüd me oleme juba siin teist toredat pille vaadata, aga ei saa kindlasti rääkima, et sellistest vahvakest pillidest, mille nimega on. Annetega üks niisugune näljakas asi, kui näiteks niisugune vingi
kandeid on nii palju erinevaid sorte, nende mänguviisi on mõtteid. Ja niisugune vana kanel, kus ainult 5-6 keelt peale ja mida mängiti Eestimaal 2000 aastat tagasi. Ja mitte ainult Eestimaal, vaid kõik meie ühise mere naabrid mängisid seda lätlased ja leedukad ja soomlased ja kõik, kes rääkisid mööda meelt ja võtsid neid kille kaasa. Ja kuuleme siis hästi vaikselt. Missugust näed, see tore pildi, mida keeled õige vanalaga tekitab siis kogu see saba jõhvidest või looma soolikadest kohta ja hiljem taanist. Kuuleme. Kui aga tekkis 150 aastat hästi ammu aeg tagasi. Eestimaal niisugune elu, et kõik hakkab tegema suuremaid majasid ja akraid majadel ette ja korstnaid tegema, et olid uued laulud, tantsud, kandi lilled, võib-olla toodi tuppa ja meeled hakati tegema. Mida üldse vanal ajal õhku siis sellist väikest kannet mängib. Siis hakati tegema ka selliseid vaprad kandeid, millega saaks juba mängida tugevamini ja toredaid tantsulugusid ja mina võtsin ka sellise vahva kante täna kaasa, mida mängitakse nii naljakalt, et öid otsa pannakse näete tõttu plekile. Sest selle üle keeltega tõmmaks on heli palju tugevam ja need heli nähtud kandavad need keeled kinni, mis ei tohi kaasa laulda. Peidavad need keeled ära ja viisi mängitakse pöidega ja siis võetakse paremasse kätte sellele nahatükk, tõmmatakse üle kõikide keelte kõlama jäävad ainult need, mis oli kinni peidetud. Nii, siit on mis parem näha. Ja sellist kannet kutsutakse tänapäev vanaks kandeks, aga selliste kannet iga on ainult võib-olla 150 aastat, nii et see väike kannet, kui vana see oli. See oli ka päris vana, et selle poisikse kõrval mul on natuke kehvasti, et ma vaatan ühe toolis. Läksin selle peal istuma, siis no kõik ei näe, te peake nähtama vähemalt kuuleta. See pilt, mis on ka kanne, teeb nüüd hoopis teistsugust hääl, väikse jõud üles. Võib-olla kevadne vaitses, sest nüüd kõik kevadne ja väga ootavad. Nii et kuuleme siis, mis hääl teeb see pilt, mida Eestimaal on mänginud juba 600 aastat.
niimoodi, et me räägime siiski natuke vähem, et me saaksime koos peale mängida ka pärast. Aga vaadata seda, nendel lähtub, mis asjadest teid vanasti kõik ehitasid? Kus sai ehitada? Millest teed sai? Sarves, millest teed? Õledõdes? Aha, väga hea. Ja kus? On üks veidi vahepeal savi ja sellest tehakse terve maailmas igasuguseid pildid. Ma mõtlesin, et see naljakad kaart siin Oisu on ja siis on kukk on ja kaartidele on orav ja eestlased tegid tõesti seda linnu pildi teine lahka, sest see oli meenutas endale linnu ääred. Aga see pild, mis minu käes, selle pildi nimi on Ocarino, ütleb koos tegid. Ocarino! Jätse meelde, et oled Itaalia neid lõugi, nii et terves maailmas võib-olla hakkate lennukitega sõitma edasi ja võite näha suveniirikütlemas selliseid pille. Aga see pill on väga arvutada, mis minu käes on üle 60 aasta vana. Ja kõlab see pill nii nagu pajupildi kuulate. Mängite ühe Hiiumaa loos ja räägib saedulus asja. Sõbra nimi ei ole meelde, kui lõpetajad teavad see sõbra nime ka. Kas see üks naine laul ja kõlab ta niimoodi. Nii nagu pajupillu uudeski. Mis selle pildi siis oli?